Kes on makrot pildistanud, teab, et makroobjektiivi teravustamine on tihtipeale üsna keeruline. Selle jaoks on tegelikult olemas isegi üks vahend. Selle vahendi nimi on makroslaider. Välja näeb ta siis selline keeruline, võib-olla pealt vaadates. Aga mida ta teeb? Ta teeb tegelikult väga lihtsalt. Siin on 2 ratast, millega saab siis tegelikult kaamerat, mis siia peale pannakse, nihutada lähemale ja kaugemale. Ehk siis põhiküsimus on see, et me ei teravusta mitte objektiivi pealt, eks ole, vaid me nihutame kaamerat kas lähemale või kaugemale ja 0,5 millimeetrise täpsusega. Ja nõnda me saame selle teravuse täpselt õigesse kohta ja saame teha ilusaid makropilte. Makroslaideri me saame kinnitada tegelikult ka otse statiivile, aga et lihtsam kasutada oleks, oleme meie võtnud siin ühe kuulpea veel siia vahele ja kinnitame selle sinna, kuhu me muidu kinnitaksime fotoaparaadi. Keerame kinni justi. Ja nüüd siia peale kinnitame omakorda fotoaparaadi sinna, kus on see statiivi kinnitus. Keerame kinni ilusti ja nüüd ongi ta meil tegelikult juba kasutamise valmis. Ja nüüd me olemegi valmis pildistama ja teravustama. Tegelikult on ju lihtne. Kõigepealt me paneme teravuse enam-vähem siit objektiivi pealt ligilähedaselt paika. Selleks siis keerame objektiivi teravustamise rõngast. Saame pildi enam-vähem paika, kus me teravust tahame. Ja seejärel on meil siin külje peal 2 ratast. Alumise rattaga me saame tegelikult kaadrit nihutada paremale ja vasakule. Enda poole keerates vasakule, enda poolt eemale keerates paremale ja nii saame siis täpsemalt veel kaadri paika panna. Ja see ülemine ratas ongi see teravustamise ratas. Ratast endast eemale keerates liigutame kaamerat lähemale ja sellega liigub ka teravus. Pind liigub järjest nagu edasi, nii nagu kaameraga. Enda poole keerates liigub jälle vastupidises suunas. Ja see ratas on siuke nagu 2-osaline, nagu näete. See väiksem osa, siit me saame kiiremini ja suurema hulgaga edasi keerata ja tagasi. Ja väiksemast saame veel selle paika timmida nagu eriti täpselt. Ja see on tõesti väga täpselt teravust paika ajada nõnda. Oluliselt täpsemalt, kui siis objektiival üldse võimalik ongi. Selline oma olemuselt tegelikult väga lihtne asi ongi makroslaider, aga ühele tõsisele makropildistajale on ta väga hea abimees. Just nimelt sellepärast, et teravustamine sellega on ikka kordades täpsem kui ükskõik kui hea makroobjektiiviga.